mingi ette lendab praegu pahasti. Kettavärgi paika saama kedagi. No nii, oleme mõnusalt suvises Elvas, kus minu selja taga on siis toimumas juba Eesti diskijooksu meistrivõistlused ja seekord, nagu näha, number on rinnas ja mees on ise ka stardis, nii et proovime ära, mis ala see on. Väga lühidalt, 5 kilomeetrit jooksu, iga kilomeetri tagant on visketiir, 5 ketast 5 meetri pealt. Iga möödav on väike trahviring, täpselt pikkust ei tea, mingi 75-80 meetrit, tundus päris siuke kandiline ja paha, et sinna väga minna ei tahaks, aga kardetavasti tuleb. Nii et kokku 25 viset ja kes on kõige kiirem, see võidab. Tiitlikaitse on siis murdmaasuusataja Martin Himma, stardib 6 minutit pärast mind, nii et ütleme nii, on kelle eest põgeneda, aga kuri kahtlus on, et ma liiga kaugele tema eest ei saa. Et endal siis eile tegin selle aasta teise discgolfi mängu, ütleme väike salatrenn ja võin öelda, et trumpe mul sellel alal ei ole, ei jooksmine ega viskamine, nii et jah, vaatame, mis sellest välja tuleb, aga ala tundub iseenesest päris pull. Läheme 2-1, nüüd kas läheb 2 mööda või Mart Reial on ka nüüd siin oma esimeses tiirus Õhtulehest otse sporditoimetusest diskijooksu Eesti meistrivõistluste rajale ning 1 trahv ainult Mart on siin näidanud. No nii, täitsa jõu! Läks! Mule raske ala! Siin kindlasti ju nende sekundite vahedega on väga oluline siis vist tundub, et see iga natukese aja tagant on siin, aga nüüd tundub, et see jooksutempo natukene läks kätte ka. Esimesed 2 mööda, aga siis ketastest, nii et Reial läheb siit edasi. Või visetega siis ikkagi hopa. Kui me vaatame aega siit, siis no nii, siis 3. Viimane ring, jube raske. Kui seal taale juba teavad sportlased treenerid ise. Ja nüüd, kui Mart Reial on, siis ta ka võib täitsa minna niimoodi, et kui siin erinevad treeningtsüklid, siis ma tean, et osad võistlejad peale seda võistlust võivad oma juttu ja näha, mis siis trendi või siis Tanel Kaseoru vaates lihtsalt tsüklisse. Ui saadana. Kole käsi. Selgelt S-tiir liiga kiire. Jooksutiir. Põhimõtteliselt oli kohe juba. Terve aeg oli raske. Mis aeg oli mul? 32-46. Pole paha. Ega viimane ei ole sellega. Ei. Aga jah, põhieesmärk oli mitte viimaseks jääda. Polnud aimugi teiste tasemest, et siin väga kõvasid spordimehi. Aga on ka täitsa võõrad inimesi, mulle ma ei tea. Korraldaja arvas optimistlikult ma võiks jääda kuskil keskele, enne nagu eile rääkisime. Aga mul pole aimugi. No reaalselt tunne oli nagu teol raja peal enamus aega, peale S-ringi. Ja kuidas see hakkas mõjuma tiirus? Võitsin küll kotti vasakus käes. Ma arvan, sellega võitsin rääkida aega aastas. Aga kuidagi ikka kettatunnetus mingi alates 4. tiirust, kus oli kohe 4 trahvi. Häiesti kohta. Jube raske. See on ikka midagi muud kui discgolf. Ja puhata ei saanud ka. Et see viskamise aeg on mingi puhkus. Ma üritasin muidugi tiirust ülikähku läbi käia ka. Aga väga pull ala. Ma arvan, potentsiaalselt väga tugev rahvasport. Et teha siuksed lihtsalt tervisespordi ürituse. Üliäge. Tahaks juua ka. Anna võtan juua. Palju õnne! Palju õnne! Hea jooks!
Oled ka meiega või? Tundub nii. Mina ei tea, kuidas see võistkond kokku siia sattus, aga... Aitäh korraldajatele! Olavi Allaste tundub Eesti diskijooksu meistrivõistlustel 4. koht seekord. Tundub, et päris puhta jooksumehe ala ikkagi ei ole. Ega jah, siin see trahviring on ka päris keeruline, et esimesel ringil läksin ründama seda ühte kurvi, aga see on ju praktiliselt peaaegu tagasipööre, et ega seal kiirusega selle trahviringi peal nagu neid kiiresti ära, ei võida suht midagi. Ja väga ei olnud ka plaani, et siuke, tulingi siukse nii-öelda kindla peale jooksuga tegema seda. Aga tundub, et siin visete täpsus oli ja täna oli minu poolt ikka päris kehv. Discgolfiga sina sõprust ei ole? Jah, mõte sellest on küll ilus, et võiks ju käia mängimas, aga reaalsuses teen ikkagi rohkem jooksutrenni ja seda diski poolt ei ole saanud siin väga palju teha. No eile ümber Viljandi järve jooks ka 4. koht 12 kilomeetrit jalgades. Palju see täna nii-öelda mõjutas? Võib-olla tulin natuke liiga õhukese tossuga siia täna, et oleks võib-olla siukse paksema talluga, oleks võib-olla natukene säästlikum siin säärtele olnud, aga ei, tegelikult on täitsa okei lihaste seis, ma isegi arvan, et imestan, et nii okei on hetkel. Kuidas ala tervikuna tundub? Mulle tundub päris äge potentsiaaliga rahvasport. Jah, ütleme nii, et selle infrastruktuuriga saab natukene siin timmida, et siis võidavad jooksumehed ka võib-olla trahviringid arvelt näiteks natuke rohkem, et saab trahviringid võib-olla teha natukene kiiremini kui puhtad diskiviskajad. Et see on võib-olla selline koht, kus saaks võib-olla mingit väikest upgrade'i teha sellel spordialale. Aga muidu, üldine see pikk ring, see oli täitsa hea ja joostav ja see oli ideaalne. Järgmine aasta ka? Ega ma Elvas elan siin, mis mul siin pool tundi enne starti tulin kodust välja. et ei ole keeruline siia tulla. Ei ole nagu Tallinna inimesed kuskilt tulla. No aga tundub, et kodurada ikkagi ei mänginud täna kasuks. Jah, see ei ole minu päris jooksumets. Ma käin siin mõnikord, ma jooksen seal nendes teistes metsades seal, et see ei ole päris see mets, kus ma igapäevaselt jooksen. No Martin, tiitel libises käes ja õnnestunud kaitsa seekord pronks, mille taha jäi siis? Ütleme nii, et mõlema, mis siin teha oli vaja. Väga ei jaksanud joosta, vähemalt Krisiga võrreldes ja mööda viskasin ka natuke liiga palju, et alguses isegi viskasin 3 tiiru 1-ga, sellega oli rahul, aga siis ma ei tea, kas väsimus, tuul, mis asi, midagi läks valesti ja 4. tiirust 3 juba, siis sain aru, et vist päris tiitlit ei tule, aga pronks, ütleme nii, et okei, siuke jah. No 4. tiir ongi ka, mul tuli 4 tükki 4. et enne oli ka veel okei. Et siis hakkas jalgades mõjuma. Sa ütlesid, et jooks ei olnud ka väga hea, et aprillikuu teadupärast talisportlastel puhkus, nii et puhkasid tõsiselt? Jah, ütleme nii, et ma puhkasin täitsa hästi ja oligi, eile oli Essamai, siis algab see hooaeg ja siis võib-olla ka sai natuke üle pingutada, et jalg oli kange, et kui sa alustadki puhkuse pealt, hakkad treeni tegema, siis tõmbab jala kohe kangeks ära, aga ei, võistlus ise väga lõbus, ma olen juba päris mitu aastat siin käinud ja veel poodiumilt vähemalt ei ole välja jäänud, et sellega võib ka rahul olla. No Instagramist on näha, et samas tegelikult diskivorm peaks sul hea olema, et ikka aeg-ajalt neid videosid ikkagi tuleb, nii et diski taha tegelikult iseenesest ei tohiks nii väga jääda. Ei tohiks, aga see 5 meetrit, ta on siuke huvitav, et ma arvan, et tegelikult need poisid kõik, kes täna 3 seas olid, kõik mängivad tegelikult väga, ma panen ennast ka sinna hetkel, aga täitsa hästi diski, et teised ka lahjad vennad ei ole selles mõttes, et jah, see nagu siin tase läbi aastaga paremaks ja see on näid teha. Mis mõtteid see ala tervikuna tekitab? No minul on see, et tegelikult võiks, tahtsingi korraldajatega rääkida, tegelikult võiks nagu avalikuks, või nii-öelda avalikuks, et ma sain ka aru, et Bruno, kes tuli, tegelikult lihtsalt võttis ka ühendust, et kuule tahaks ka osaleda, tuli ja võttis õbeda, et selles mõttes väga hästi, aga võiks ka olla, et promoda, et kõik võivad tulla ja vanuseklassid ja kõik asjad, minu arust nagu ma arvan, et neid tahtjaid ja see nagu saaks päris huvitavaks teha, et see võiks olla diskijooksu see tulevik ja sealt edasi vaadata. No Kristjan Ilves pidi väikse põlvevalu tõttu loobuma, oli hea meel ka, et läks kergemaks konkurents? Ei, ma nägin, et Kristjan ei ole mul konkurentsi siin võistlusel pakkunud, et võib-olla hüppeid on siin liiga vähe või midagi siukest, aga ma nägin, kui Kris Markus Krahve nimi nägin, siis teadsin, et
et ainult nulliga vist on võimalik teda võita ja nulli ma täna ei visanud ja ta viskas ka pigem 6 täitsa okei ja tal oli raske vastu saada, et teised mehed siin. Samas kui ma Olavi nime vaatasin, see oli sama ja talle tegi närvi, et võib-olla võib sellega rahul olla. On see siuke võistlus, sa oled ju võistlenud olümpiamängudel, MM-idel nii edasi, et tuleb siuksel üritusel üldse närv sisse? Pigem mitte. Võib-olla kui ta oleks hiljem, et praegu ongi siuke hooaja algus, siis pigem ongi juba mingi enda trennid ja asjad, siis kuidagi ei ole seda rutiini ja ongi siis nagu siuke pigem võtad lõbuga, pigem mitte, aga mul sõber, kes ta ikkagi jõudis finišisse ka, tema üritas mind siis närvi ajada, aga lõpuks ta arvas, et seal õnnestus see, aga tegelikult ma ütleks, et ei õnnestunud, aga ta üritas vähemalt. Järgmine aasta jälle? Ma arvan, et ikka. Kui vähegi võimalust on, siis kindlasti, jah. Kris-Markus Kahv, diskijooksu värske Eesti meister, esimene kord võistlustel kohe kuld, tundub, et loomulik talent või? Ei tea, kas nii saab öelda, aga täna kõik jopas läks hästi ja võib rahul jääda. No muidu oled suusamees, ütlesid ka jooksumees? Jah, teen mõlemat, jah. Aga diskimees? No nii kord 2 nädala jooksul äkki käib mängimas, aga ei midagi erilist, et täna lihtsalt läks hästi visked. Kui enesekindlalt tulid siia startid, mis sa üldse teadsid sellest alast, konkurentidest nii edasi? Eks alast ikka natuke teadsin, aga ei nii suuri eesmärke ei seadnud, et lihtsalt tulin nautima ja läheb kuidas läheb, et aga täna oli õnneks soosis mind see rada siis või tuuleolud ja kõik. No tundub, et kui ma õigesti panin tähele võistluse ajal, et sul oli ikkagi professionaalne abitiim ka kaasas, said isegi joogipunkt oli sul ainult juue hoobelt. Ja, et sellega täna väga vedas, et juu oli vaja, et siin kuuma ilmaga joostes tõmbab ikka kurguga kuivaks ja siis tõesti aitas väga. Oled üldse enne pulsi pealt kettaid visanud? Minul oli täiesti esimene kord täna. Ei, minul ka esimest korda ei ole väga proovinud ja enne võistlust ka isegi ei proovinud, et siuke pea ees külma vette minek täiesti täna, et täiesti nullist. Kui magus oli, arvestades ütleme eriala spordiala, kui magus oli Martin Himmal ära teha? Eks ikka päris hea tunne, aga siuke esimene kord sellisel võistlusel, siis siin võib kõike juhtuda taga, et jah. Mis mõtted see ala tervikuna tekitab, et siuke lahe, et eks ta ikka ühildab kõiki neid spordisõpru siin ja et see meeleolu ja kõik asjad on siin väga toredad, et kindlasti väga väärt üritus, kus käia. Järgmine aasta ka, kui kutsutakse, et tiitli kaitsma ikka vast kutsutakse. No loodame. Kuule tänud ja jõudu jaksu. Aitäh. Grete Kaim, 2-kordne Eesti meister nüüd värskelt diskijooksus. Palju õnne, 2 korda saad üldse osalenud, tundub, et see on täielikult sinu ala. Kas just seda, aga väga tore, et tasus tulla. Mis siis võidu võti oli soojendusel? Me kohtusime ka, siis sa rääkisid, et väga keha valutab, et jõusaali trennidest, et ei olnud enne starti väga optimistlik, ometi olid võitja. Jaa, selles mõttes trenni on siin juba natukene tehtud ja kevade aeg ongi siuke rohkem jõusaali ja jooksu, et ilmselt need jooksutrennid, mis ma teinud olen, on kasuks tulnud ja jõusaal, eks kannatama olen harjunud, ehk siis sai ära kannatatud, aga need diskivisked nendega, ei saa öelda, et tuleb veel tööd teha, sest ilmselgelt ma sellega väga tööd ei tee, aga ma üritasin kuidagi selle ära teha ja oleks saanud paremini. No eelmine tiitel tuli aastal 2021, vahepeal üldse osalemas ei käinudki, et millest paus tuli? Ei ole nagu sobinud, et tavaliselt on see kokku langenud selle istutamise ajaga, kus ma iga aasta käin samamoodi, et me ei ole klappinud või siis on olnud kas mingi haigus aprillikuus või midagi sellist, et aga tore on tagasi olla ja nüüd Elvas, mitte Tartus. No ala siis ütleme väljamõtleja reklaamib või võrdleb seda laskesuusatamisega, ainult et suusatamise asemel on siis jooksmine, laskmise asemel ketaste viskamine. Sina oled laskesuusat, ütle ausalt, on siin tegelikult mingi sarnasus ka või üldse ei ole? Ja selles mõttes see formaat kindlasti nagu soosib sellist rütmi, millega me oleme harjunud, et korraks hoog maha
jälle uuesti ja kõik need trahviringid, et ei anna alla seal ja selles mõttes võistlus pole veel läbi, kui kuskil mööda viskad ja selles mõttes pingutada tuleb ühtemoodi. Et see on, ma arvan, nagu üsna sarnane, mis on siin on rohkem nii-öelda lasketiire või diskitiire ja natukene ringide formaat on teine, aga ma arvan, et ta on ikkagi siuke nagu sarnane asi ja väga tore, et selline asi on nagu ellu või kavva võetud nii-öelda maikuusse. Minu jaoks mitte mingit puhkust siin viskamise ajal oli, et see kuidagi nii kähku käis läbi ja läks jooksuks edasi. Kas sina jõudsid puhata tiirust? Mida ma tegin sellel aastal teistmoodi oli see, et ma korra võtsin selle hetke, ma ei tea, mitu sekundit see siis oli, aga ma hingasin sisse, hingasin välja ja nii-öelda nagu fokuseerisin ennast visetele. Et ma mäletan, et 5 aastat tagasi ma lihtsalt tulin, kiiruga viskasin ära ja panin minema, et täna ma nagu üritasin rohkem ennast nagu fokuseerida sellele tegevusele. Järgmine aasta tuled tiitlit kaitsma? Vaatame seda järgmine aasta, kuidas vorm on, kuidas spordiga tegelemine on ja kõik selline, et võiks ju tulla. Praegu valmistud laskesuusahooajaks hakkasid valmistama? Jaa, eile hakkas selline nii-öelda 1. mail meil hakkab nii-öelda nagu unofficial või selline uus hooaeg, et jah, kohe alustada seda võistlusega on väga tore ja treeningud on tegelikult käinud olnud nagu terve aprillikuu ja eks nüüd hakkab järjest spetsiifilisemaks minema, et lasketiirud lisaks ja ikka palju jõudu ja jooksu ja ratast ja siis juba rulli ja nii edasi, et jah, siht on ikka uus hooaeg ja kodune MM. Martti Soosaar, sina oled siis diskijooksu leiutaja, võib öelda. Kust ja millal see idee tuli? Idee tuli 2020. aastal, kui oli koroona ikaldus, istusime kodus mingi märtsist maini. Teisel vist oli, et 1. mai lõppes see kodus passimine ära ja 2. mail otsustasime siis, et no nii, et nüüd ei ole sporti näinud ammu, et teeme ühe ülekande, otse ülekande spordist ja kutsusime sportlasi ja tuttavaid ja esimese võistluse 12 sportlasega tegime ära. Ja toona Tartus, elasin siis ise Tartus veel ja tundus põnev ja siis sealt on nagu edasi tehtud. Ma olen ise kusjuures, ma arvan äkki esimest ülekannet isegi sattusin ka vaatama, et tundus kihvt ala, aga saan ma õigesti aru, et see ongi üks võistlus aastas ja keegi kuskil mujal Eestis ei ole teinud või minu silma kõrva ei ole jäänud? Mul on paar inimest nagu küsinud, et kuule, kas me tohime teha ja niimoodi võib-olla väga seaduskuulekad inimesed mõtlevad, et mul on äkki patent võetud ja siis ma olen öelnud, et ei, mingit patenti ei ole, et võtke tehke ja ma tean, et kuskil Eestis, Ida-Virumaal minu meelest ja Saaremaal on nagu tehtud seda asja, aga mina teen ühe võistluse aastas ja ega nagu väga ei ole kuulnud, et keegi nii suurelt viitsiks teha, nii et selles mõttes me oleme õigustatult Eesti meistrivõistlused ja ma arvan, et kuna maailmas ei ole ka niisugust võistlust, siis igaüks, kes on siin võitja, nagu NBA-s nimetatakse maailmameistriks võitjat, et siis meie võime ka diskijooksu Eesti meistrivõistluste võitja võib ennast ka õigustatult maailmameistriks nimetada. Me oleme praegu sinu koduhoovis Elvas. Me oleme minu koduhoovis, jah. Kui palju tööd siia taha läks, et tänase üritus ära pidada? Nagu natukene naljakas on et viimane nädal on nagu siuke tunne, nagu muud tööd ei teekski, et oled nagu elukutsene diskikorraldaja, aga tegelikult on nagu see või diskijooksu korraldaja, aga tegelikult võib-olla nüüd nii hullu palju seda nagu ei oldki, et ütleme, et saab hakkama, et aasta otsa ei korralda seda võistlust, et siukene võib-olla nädal. Mis kriteeriumid peab inimene täitma, et ta sinult kutse saaks ja hetkel on see nagu kutsetega üritus? Jaa, see on olnud kutsetega üritus, sellepärast, et see hoov ei ole teab mis suur ja me ei ole siin mõelnud, et võiks sadades osalejaid olla, et üldiselt me oleme niimoodi kutsunud ise nagu kõvemaid sportlasi ja oma tuttavaid ka, sest et nagu näed, et siin peab olema sellist võrdlusmomenti ka, et kui olümpial võib-olla võiks olla ka mõnikord stardis siuke tavainimene, et siis siin saab tavainimene kõrvuti tippsportlasega ja see on nagu selle võistluse teatav võlu, et on neid tugevaid jooksjaid ja on siukest tavalist rahvasportlast ja võib-olla isegi natukene tavalisest rahvasportlasest kehvemat. Mis peaks nagu juhtuma või mida peaks tegema või äkki taustal juba küpseb mingi plaan, mingi asi, et see ala läheks nagu rohkem massidesse? Ma nüüd proovisin selle omal naha läbi, ma ütlen, tundub väga äge ja suure potentsiaaliga siuke rahvasport.
Ja no eks ta rahvaspordis, ma arvan, see väike takistus tuleb selles, et neid korve peab olema päris ikkagi arvestatav hulk, et et kui sa ikkagi massiga tahad üritust teha, siis sa võib-olla pead mingi 20-30 korvi panema ritta. Nii et nagu väga suure osalejate arvuga, siis peab oluliselt teistmoodi läbi mõtlema selle, aga ma arvan, niisugune võib-olla paarisaja, 300-ga üritust kannataks mingis võtmes, ongi, et siis on vast 20 korvi ja niimoodi, et seda kannataks võib-olla teha mingil rahvaspordi rajal, et kes tahab, tehku, et võtke kätte ja tehke ära, mina vastu ei ole. Discgolfi liidul äkki viskame õhku palli? Kuule, mõtlesin selle peale, Discgolfi liit on MM-i korraldamas varsti, et äkki MM-il rahvale pakkuda seal Tallinna lauluväljakul, et miks mitte nad ei võiks seal lauluväljakul väikse tiiru teha ja sellise rahvaürituse pakkuda seal MM-i raames. Kuigi ma tean, et MM-i korraldus neil on ikkagi hullu maja, aga äkki on mingid rahvaspordi ideed ka, et see oleks vahva, saaks igaüks ka MM-il osaleda. Palju endal jaksu on järgmine võistlus tuleb ka? No ma arvan, et tuleb, et üsna tõenäoline, aga ega kunagi otseselt ei tea, et kas tuleb või mitte, eks järgmine aasta samal ajal plaanis on, aga elame näeme.